täna ma tahan teha tšeburekki ja teine variant on siis nüüd natuke teistmoodi. Siin on mul pool kilo veise sealiha segu kaubandusest ostetud. 50% on veiseliha ja 50% on sealiha. Ühe parajas keskmise sibula, selle ma peenestan siia hakkliha sisse, panen talle soola, panen talle vett, lisan juurde. Aga siin on mul võetud 3 klaasi vett, selle ma panen siia potti ja panen tulele, panen selle keema ja siis ma panen talle soola törts sisse. Paneme kuskil pool lusikatäit peaaegu paneme seda soola. Nii, ja panen selle keema, siis ma panen talle 3 lusikatäit siia supilusikatäit jahu sisse, keevas vette, segan segamini ja siis saan sellesse väikse siukse kamaka ja selle ma panen siis potti ja panen jahtuma. Ja siis ma hakkan tegelema selle. Nii, nüüd vesi keeb. Siin ma segasin ta, selle soola laustasin ära ja nüüd ma panen talle siia sisse ja hakkan teda kohe segama. Ja panen alt tule kinni. Kätsin, et ta keeb vesi on. Ja selline paks kliistri taoline selline. Nii. Ja selle ma panen nüüd siis kas siis kile sisse, näete selline kamakas. Ja see jahtub nüüd maha. Ja siis ma hakkan siia peale panema jahu. Nüüd ma hakin sibula ära. Sibula hakin hästi peeneks. Mulle väga maitsevad tšeburekid ja sellepärast ma pean harjutama, et saada seda taolisi nagu tehakse, nagu meister kokad teevad. Esimene kord ma tegin, mulle ta hästi ei meeldinud, aga täna ma üritan juba rohkemat. Panen lati natuke kõrgemale ja neid retsepte ole erinevaid, aga seekord on mul selline variant. Seekord ma ei pane ei muna sisse. Sibul on nüüd hästi peenikene, selle ma panen ühte kaussi. Segamiskaussi, väiksesse kaussi. Ja panen sibulale peale soola, et ta tõmbaks mahla välja. Pistan tal sisse. Nii. Soola peale. Ja siis ma pigistan ta käega selle mahla välja siit. Segan segamini ja panen teile natuke vett ka. Siis see vesi rohkem nagu sool. Ja siis ma panen selle sibula siia hakkliha peale. Selle sibula pudru. Nii. Sibul laseb nüüd mahla välja soola, tänu soolale. Ja selle ma kallan siia peale. See läheb muidugi ka pipart panen peale siia.
ilma piprita me ei saa. Soola võib ka siia panna. Nii. Ja muudes keeles on zira ehk vist maitseköömen, aga minul on siin ostetud ja laatadel ja seda tuleks ka nagu maitsestada, see annab mingi erilise maitse sellele. Ja siit ta niimoodi ei tule välja. No ta on selline kerge köömne maitse tuli. Nii ja siis selle ma segan nüüd segamini. Ja siia ma panen vett veel juurde, et ta oleks hästi selline vedel. Hiljem segurikki siis see vedel hakkliha annabki sellise mahla. See on kõvasti vedelam kui kotletid ainas. Nii, et teda parem on selle laiale jääda selle segurikli sees. No panen veel törts. See ongi see maht, mis on mahlasus ja annab puljogi. Nii, no see peaks nüüd hea olema. Selline vedelavõitu, seda on hea määrida laiali. Nüüd ma hakkan sellest jahtunud, sellest tainast siia ma panen natukene vett peale ja panen seda jahu sisse. Ja siis hakkan seda siin segama. Ilmselt panen siia laua peale ka jahu ja hakkan siis mätsima seda. Seda tainast, sest lusikaga siin midagi teha enam ei ole. Ja hakkan selle käsitsi siis nüüd töötleme seda jahu sisse ja hakkan lisama talle nii-öelda jahu juurde kogu aeg. Teen tast tugeva sellise pelmeeni või taigme. Nüüd on see enam-vähem, näete, selline pehme ja rohkem ei ole mõtet teda nii väga mölledagi. Ma arvan, et ma teen kahes jaos selle. Ma lõikan selle taigna asja nagu pooleks ja siis ma teen nagu rullin ta laiali. Ta peaks nagu seisma, maha rahunema. Jahu peaks hakkama töötama ja külmkapis või kuskil seisma. Aga kuna mul ei ole aega, tahaks täna kohe süüa ja video võtab ka ja siis ma rullingi nüüd selle lahti. Üritan ta ümmarguseks rullida hästi õhukeseks ja siis ma võtan, ma hakkan selle panni peale teda õli ja siis, et see panni peale, see mahub siia sisse, siis ma lõikangi sellega välja selle ümmarguse sibureki. Kui eelmine kord ma tegin mitu siburekki korraga paraadisin, siis seekord ma teen ainult ühe ja suurema. Te tahate äkki teada, miks ma nii palju jahu sisse panin, miks see tainas on nii tugev, et ta ei tõmba kokku. Muidu tavaliselt tainas kipub kohe kokku tõmbama.
kui ma rullin ta hästi õhukeseks, aga nüüd ta ei tõmba kokku, nii kui ma ta veeks hõõrun, nii ta jääb ka laiaks. Igast suunast keskelt siiapoole, sinnapoole, igast, kus me tahame teda laiali lükata, sinna suunas me siis teda rullime. Hästi õhukeseks, nii palju kui võimalus. Ja kui me niimoodi tainast talle seda jahu ka alla paneme veel, et siis ta nagu on selle laua küljes lahti. Üleks jahu võib ära võtta siit pealt. Ja siis lõikan selle tassiga lõikan siis välja sellise rõnga, mis on hiljem tšeburekid on kõik ühesuurused ja ta mahub siia panni peale mul ära. Teda on laua küljes lahti. Ja õhukene. Nii, ja siis ma võtan siit nüüd siit kuni teist ei tule ja lõikan nüüd sellega ja see üleline tainas jääb teiseks korraks. Nii, ja nüüd ma võtan seda vedelat hakkliha pudru ja panen siia poole peale. Poole selle peale, palju ma ei pane. See vesi just oli sellepärast hea, et ta teeb selle nagu mahlaseks ja pigistan ta nüüd ilusti ühtlaselt laiali aen. See on sellepärast, et see peamine pool, mis me siia peale paneme, et ta ühtlaselt katab kinni selle, et ei jääks see õhku alla. Ma lähen tuon kahvli ka. Kahvl on ka puudu mulle. Nii, selle kahvliga võib ka niimoodi ilusti jagada, pigistada ta laiali. Serva peale ei pane. Nii, ja nüüd jääb meil see pool siis nüüd siit peale tõmmata niimoodi, tekk peale talle. Ja sõrmedega paneme siis, pigistame serva kinni. Ja siit ühtlasi ka õhk välja, üleliigne. Lükkame ligi ja lõpuks see õhk läheb ka siit välja. Nii, ja kui sõrmedega nüüd kinni, siis kinnitame ta ära kahvliga. Sest kui me siit ei kinnita seda korralikult, siis tuleb see hakkliha täidise mahl voolab välja, tuli see õli sisse ja siis see õli pritsib meid ja see on isegi ohtlik. Nii. Ja nüüd te näete siin, et on serv on ilusti kinnitatud. Ja see läheb nüüd tulise rasva sisse. Ja ma panengi kohe, õli peaks nagu rohkesti olema. Ja siis, kui see õli meil hakkab enam-vähem juba valmis saama, siis me võime üks väikse tainatüki siia sisse visata ja vaadata, kas ta hakkab siin küpsema. Praegust on ta veel selline, aga varsti kohe hakkab parajaks minema. Me võime teda kraadida. See peaks olema kuskil 120 kuni 160 kraadi peaks see temperatuur olema. Õlitemperatuur. Kui ta on üle 160 kraadi, siis ta hakkab suitsema. See meile ei meeldi. Ja siis ta kõrvetab pealt tumedaks ja nii. Vaata, mis ta teeb nüüd. Näete vara, õli vähe mullikesi on. Siin peab mullikesi rohkem tulema. Ja kui need mullikesed hakkavad korralikult tulema, siis on ta praeb juba ilusti. Voot nüüd hakkab tulema juba. Ma arvan, et te näete küll. No. Nüüd peaks juba, näete, nüüd on hea juba.
nüüd ma võtan selle tšebureki siit laua pealt. näete, siin ta on mul. Ja kahelt poolt käega kinni ja lasen ta vaikselt sisse. Ja siis saab teda, nüüd näeme, kuidas ta siin praeb. Ja alles kui kahekesi teha, siis üks siin praeb ja teine teeb järgmist valmis. Selle ma võtan ära, kuna temperatuur on enam-vähem. Ja nüüd ta küpseb, teist ei mahu see eriti sisse. Et nüüd tahame, et ta liigub siin ja ujub ilusti õli sees. Ja siin ta praeb küllaltki ruttu, ma vaatan, panen tule põlema, ehk siis on parem. Võib-olla nüüd on paremini näha. Et kui ta nii-öelda punni jääb siit, siis on õhk sees. Aga no sellest, see natukene õhku, see ei tähenda midagi. Tätis on see korralikult kinnitatud, muidu siit tuleb välja see lihamahl. Ja kuna ta on õhukene kiht seda lihatäidist, siis ta küpseb nüüd ilusti ära, see hakkliha ise ka. Ja muidugi kahvel on ka võtta vaja, et siis kui me hakkame ringi keerama, et siis nagu kahvel on abiks. Me saame siin teda vaadata juba isegi. No peaaegu on juba hea juba. Näete, kuidas ilusti paistes on. Pruunid isegi need sellised. Aga näed, nüüd keegi järgmist mul ette ei valmista ja sellega nagu ei saagi. Üksinda pead enne nagu siin samas kõrval nüüd tegema. Aga ma tegin kahjuks teise laua peal. Ja siis vaatame, et ta üle ei kõrbe. Jah, näed, küllaltki ilus on juba. Aga laseme veel. Pere sai söönuks ja see on siis nüüd minul nautida. Need on siis minu tšeburekid. Need on minu tänased tšeburekid. Ma arvan, et need on juba kaubandusliku välimusega ja tisu. Kui teile meeldis minu video, pange alla meeldib, like. Teeme jälle taas kohtumiseni. Mina olin Arvo Kassi.